Kui panna nüüd kõrvuti üks selline ülemuse tüüpi juht ja üks liidri tüüpi juht, siis võibki öelda, et mõlemad teatud piirini kindlasti oma eesmärgid saavutavad, sest et kuna juhil on oma meeskonna suhtes ikkagi teatav rollivõim, tal on õigus inimesi suunata, sundida, ennast kehtestada ja inimesed tegelikult hoolivad oma töökohast, mistõttu nad ka pingutavad oma töö nimel. Kui aga kõrvale panna juht B, kes lisaks siis sellele tulemuste kesksele lähenemisele võtab teadlikult fookusesse ka liidrikeskse lähenemise, hakkab selle eestvedamisega tegelema, ta hakkab päriselt püüdma aru saada, mis neid inimesi päriselt motiveerib selle palga kõrval, mis neid käivitab, sest inimesed on erinevad, need võivad olla natuke erinevad asjad. Missugune on see kultuur meie meeskonnas? Kas see on avatud, kas see on koostööle orienteeritud või on see kinnine, inimesed ei räägi, ei mõtle kaasa, kardavad pigem üksteist? Kui iseseisvad inimesed tegelikult on, kui palju sa saad nendele anda seda otsustamisvabadust ja seeläbi luua endale ruumi juurde, et tegeleda sinu jaoks juhina oluliste asjadega. Missugused on teie tegelikult suhted? Kas pigem on need väga formaalsed, emotsionaalselt distantseeritud või on teie hulgas avatust, turvatunnet, lähedust? Ja kuidas moodi reageeritakse teie meeskonnas tagasisidele? Kas tagasiside on midagi, mis on võrdsustatud peapesu saamisega, millele tuleb vastata alati kaitsesse mineku rünnakuga, või on tagasiside midagi, mis on meie arengu ja töö loomulik osa, sest läbi selle me ju teadvustame enda arengukohti ja oma võimalusi paremaks saada nii individuaalsel kui meeskondlikul tasandil. Ja nende 5 punkti kaudu siis, mida võiks siis kokkuvõtvalt nimetada eestvedamiseks, pikas perspektiivis juht B edestab juhti A-d sellepärast, et ta loob oluliselt tugevama vundamendi oma meeskonnale ja ta päriselt saab sellelt meeskonnalt kätte selle potentsiaali, mida sellel meeskonnal tegelikult pakkuda oleks.